Kui inimene üritab muuta oma elu täpselt samal teadvuse tasandil, kus ta on kogu aeg olnud, siis seal ei pruugi muutuda suurt midagi või kui muutub, siis väga vähe ja võimalik, et läbi suure pingutuse. Tõeline sisemine nihe toimub siis, kui liigutakse ühelt teadvuse tasandilt teisele, mis viib teda täiesti teise kogemusse. Ja see on võti, millest suur osa eneseabi maailmast mööda vaatab. Et ilma teadvuse tasandi muutuseta jääb kõik muu vaid parandatud versiooniks samast vanast loost. Kõik, mis toimub sinu füüsilises kehas, sinu tunnetes, mõtetes ja elusituatsioonides on juba loomise hetkeks programmeeritud. Ja see on tagajärg, mitte põhjus. Kui sa jääd samale teadvustasandile, kus see programm loodi, siis võid sa küll afirmatsioone lausuda, manifesteerida, eesmärke seada ja end arendada, aga kõik toimub endiselt sama mängulaua piirdes. Ja seda võiks nimetada sama hinnaklassi mänguks. Sa ei vaheta mängu, vaid lihtsalt püüad selles mängus paremat rolli. Seepärast jäävad paljud inimesed kinni eneseabisse, mitte sellepärast, et nad ei püüaks või ei tahaks muutuda, vaid sellepärast, et nad üritavad muuta tagajärgi, mitte teadvuse allikat, kus kõik alguse saab. Aga niipea, kui toimub teadvuse nihe, isegi väike tõeline nihe, hakkab su maailm muutuma, mitte sellepärast, et sa teenisid selle välja, vaid sellepärast, et sa ei ela enam samal sagedusel, kust vana reaalsus loodi. Sinu sisemine olek on muutunud ja maailm, mida sa koged, vastab sellele. Sellest hetkest ei loo sa enam elu läbi puuduse, hirmu või tahtmise, vaid läbi olemise. Ja elu, mis sünnib sellest olemisest, ei ole enam vanas hinnaklassis. See ei ole parandatud versioon vanast, see on uus väli. Tõeline vabadus ei sünni läbi enesetäiendamise, vaid läbi kohalolu ja täieliku lubamise kogeda ennast teadvusena. Ja see on lõpp otsingule ja algus olemisele. Ole teadlik, et läbimurre toimub ainult praegu. Kõik läbimurded, ärkamised, taipamised, need toimuvad alati praegu, mitte kunagi hiljem, mitte siis, kui sa oled valmis või piisavalt arenenud, vaid ainult siin ja praegu, selles vaikses kohalolus, kus puudub aeg ja ootamine. Kui sa lased endal olla täielikult praeguses hetkes ja eeldad, et see läbimurre ongi siin, et see on juba käimas, siis see loob ruumi. Selles ruumis saab toimuda teadvuse nihe. Sa ei pea selleks midagi saavutama. Ainus, mida sul on vaja teha, on lubada endal kogeda ennast teadvusena. See tähendab lubada võimalust, et sina oledki teadvus, et sina oledki looja, et sul on juba kõik hästi, et sa ei ole katki, et sa ei pea arenema või midagi parandama, et teadvus sinuna on alati terve, alati täiuslik, alati vaba. Kõik, mis toimub sinu füüsilises reaalsuses, olgu need emotsioonid, mõtted, kehalised seisundid, need toimuvad vormi tasandil, mitte sinu kui teadvuse tasandil. Mitte ükski nendest kogemustest ei puuduta sind kui puhtast teadlikkust. Ja seni, kuni sa üritad neid muuta, parandada, ära tervendada, et end lõpuks hästi tunda, oled sa ikka veel otsingus.
ja see on paravaimsus, maskeeritud eneseabi, mis ei vii kunagi vabanemisse, vaid ainult pikeneb läbi otsimise. Elu tõelised väärtused ei ole moraalsed reeglid ega ühiskondlikud ootused, vaid elususe enda kogemine läbi teadlikkuse, armastuse ja vabaduse. Sa eristad täpselt väärtusi, mis avardavad ja mustreid, mis kitsendavad. Elu põhiväärtus on elu ise, mitte elu kui ellujäämine, tegevus või saavutused, vaid elu kui teadvus, olemine, puhas kohalolu. Mina olen elu. Mina olen kogu jõud. Mina olen armastus. Kõik, mis viib sind lähemale sinu sisemisele elususe, sügavuse ja kohalolu kogemisele, see on väärtus. Kõik, mis aitab sul mäletada, kes sa oled, see on tõeline väärtus. Aga kõik, mis teeb sind väiksemaks, tõmbunuks, hirmu või mugavusajendil elavaks, teistega võistlevaks või sõltuvaks, see ei ole väärtus. See on egomehhanism. See on raudrüü, mille sees sa elad, uskudes, et pead ennast kaitsma või midagi välja teenima. Ja see raudrüü teeb su mängu tillukeseks. Egoväärtused on ehitatud puudusele. Nad õpetavad sind ahmima, krabama, tõestama, võistlema ja lõpuks iseendast kaugenema. Tõelised väärtused viivad sind tagasi iseendasse. Nad ei tee sind suuremaks seal väljas, vaid avaramaks seespool. Nad ei loo sulle identiteeti, vaid lahustavad selle, et sa saaksid kogeda, et sa oledki elu ise. Ja sellest taipamisest alates ei ela sa enam läbi ego, vaid läbi tõe.